linnades ikkagi kõik üritavad teha suuri kiireid radu. Meile meeldib see, et vahel tuleb tuua sõitja niisuguse rohkem tehnilisema raja peale. See rada tundub küll, et on parklahäng ja suured ümarad kurvid. Tegelikult on need kurvid kõik läbi mõeldud. Siin on vahepeal läheb sirgeks, eks sa pead laskma auto nurka maha uuesti peale. Väga hästi täpselt sättima oma rattakiiruse, et sa ei sõidaks seina. Põhimõtteliselt siin ma tean vähemalt 4-5 venda, kes vahetasid difrid ja ülekandeid, et saada üldse jooksma auto siin. Veel lahe on see, et kõik klassid saavad sõita seda rada. No Saku Suurhallis tänavune rada on kindlasti natukene rehvi söövam, nii et pidime päris palju korrektuure tegema just auto pidamise osas, et rehvi jaguks 2 ringi lõpuni, kuna tandemeid tuleb ju sõita ees ja taga, ehk siis 2 sõitu. Et vajas natuke kohanemist, aga praegu tandemiteks finaalsõitujaks sai väga hea. Minu jaoks on ikkagi iga sõit on keeruline, selles suhtes sa ei tohi alahinnata ühtegi vastast, nagu siin ka täna näha oli väga palju üllatajaid, kes ei oleks arvanud, et jõuavad nii kaugele, eks ole. Ja mina ikkagi võtan igat vastast kui väga kõva oponenti, et ma ei tee mingeid järeldusi kellegi eelmiste tulemuste põhjal. Finaalsõidus esimese sõidu sõitsime taga ja teadsime, et kuna Nikolas on väga kõva sõitja Lätis, eks ole, võiks öelda isegi Läti parim, eks ole, siis tuli anda endast kõik ja poole vahetus oli niivõrd täpne, et stange riivas tema tagastanget, siis minu esistange ja tema tagastanget. Aga ülejäänud sõit oli nagu väga lähedane ja eessõites andsin nagu alati endast parima, et liiga palju aega nagu minul ei jää, et taga vaadata, mis teine mees teeb, eks ole, et ma tean, mis mina tegin. Ja mulle tundus, et eessõit oli ka väga hea ja siin me oleme. Mina trennis nagu sõita ei saanud, ma sain teha võistluspäeva hommikul siis 2 ringi ja siis selle arvelt sain nagu edasi minna. Et õnneks kvalifikatsioonis läks nagu hästi ja autoga sain kähku nagu sina peale, et sealt edasi juba areng oli päris kiire. Ma arvan, et iga sõit oli siuke väga pingeline, et öeldi ka, et ega tagasi ei võite, et selles suhtes kõik tahtsid võita, et oli raske, aga ma andsin enda 110%, et tundus tasus ära. Esimene mulje, mis mul tegelikult oli see, et ülekanne tuleb ära vahetada. See rada tundus äärmiselt aeglane. Aga õnneks meie autol oli piisavalt jõudu ja ülekande vahetust tegema ei pidanud. Ja tegelikult selgus, et rada on väga äge. Kuna ta on hästi kompaktne ja suhteliselt aeglase kiirusega, siis paaris sõidud saab eessõitja ja järelsõitja saavad hästi võrdseid vahinguid teha, nagu meil Simoniga ka finaalis oli. Et jah, Simoniga meil oli eriti agressiivne lahing, et läks päris suureks paugutamiseks. Minul oli uks peaaegu täiesti tagurpidi ja õnneks Simoni auto on terve. Aga üldist ma väga hea, kuna see on esimene poodium Eestis, siis väga hea meeleoluga lähen siit täna ära ja väga hästi korraldatud üritus. Suur tänu Saku Suurhalli võistluste korraldajatele, et kõik head tööd teinud, samuti suur tänu mu tiimile ja ootame juba uute tegemistega siis Kulbilohus juba Elvas. Ja aitäh kõigile, drift on äge! Meie meeskond Kajo Racing on alati tahtnud natuke erineda ja võib-olla olla ka natuke nagu teerajajad, et sellepärast me valime ikkagi sellised natuke keerulisemad ja huvitavamad projektid. See auto on siis VAS 2105. See kere ehitati juba 6-7 aastat tagasi Tartumaal ja ta seisis kurvalt ilma mootorita. Ja meil tekkis siis plaan see ära osta. Ja mootori valikus oli mitu erinevat varianti ja lõpuks jäime siis 5-liitrise Mersu S500 mootori peale. Sillad on ees on E36 BMW, taga on E39 BMW. Turvapuur kõik on nõuetele vastav, samuti kütusesüsteem, pidurid on natuke suuremad, poolteljed tugevamad, et tehniliselt on ta põhimõtteliselt ikkagi pro-klassi auto, ütleme, vääriline, lihtsalt mootori jõudlus siis on natukene madalam. Ütleme, kerest jääb ikkagi põhiliselt alles katus, uksed, luugid. No välimus on see, mis on säilitatud nagu ladale ülejäänud. Põhimõtteliselt on iga detail on nõudnud mingisugust ümberehitust, et saada need kõik BMW asjad sinna, see Versu mootor, kõik kastid, kardaanid, kõige jaoks on midagi vaja ringi ehitada. Ees kasutame ikkagi Eesti oma Nokiat Wisefab lahendust. See on ka BMW pealt ja on siia lihtsalt siis istutatud, ütleme, nende abiga.